Tere! Mul on väga hea meel siin olla ja teile natukene siis ajust rääkida. Mina olen ajuteadlane, aga ma uurin ka psühholoogiat, ma uurin ka tehisintellekti ja see küsimus, mis mind huvitab, on see, et mis teeb meid inimeseks? Mis on inimese mõistuse juures see, mis teeb meid teistest loomadest erinevaks ja kuidas me selleni jõuame, ühesõnaga, kuidas sellest väikesest lapsest saab inimene nagu mina või teie. Ja minu jaoks, ajuteadlase jaoks on laste ajud, Eesti laste ajud, Eesti Nokia. Nendes ajudes on tohutu potentsiaal ja me peaksime üritama seda ära kasutada. Ühesõnaga võiks öelda, et meil ei ole mitte maavarad, vaid meil on peavarad ja me ei pea neid mitte kaevandama, vaid pigem avama, leidma selle koha, kuidas neid varandusi sealt kätte saada. Ja üldiselt mulle tundub, et Eesti lasteaed on päris hea koht selleks. Minu lapsed käivad ka siin Tallinnas lasteaias, seega esiteks ma ütlen teile aitäh. Te teete head tööd. Aga kuna mu jutt peab kuskilt alguse saama, siis ma alustan ühest sellisest pisut võib-olla negatiivsest seigast. Lepime kohe kokku, et see on väga suur erand ja et see on lihtsalt selleks, et me saaksime oma juttu alustada. Nimelt, mu tuttavad rääkisid mulle, kuidas nemad olid arenguvestlusel lasteaias Tallinnas ja õpetaja ütles neile, mina pühendun rohkem andekatele lastele. Viidates sellele, et see laps veel ei tundnud kõiki tähti, kuigi ta oli 6,5-aastane. Lepime kokku, et see õpetaja on hea inimene, võib-olla oli pahas tujus, vahet pole. Ja keskendume hoopis sellele, et mis ta ütles. Ja küsime, et kas see on faktiliselt õige, teaduslikult õige öelda, et mõni laps on andekas ja mõni mitte. Muidugi me võime leppida sellest kokku, et selle õpetaja juures seal sellel oktoobrikuul näiteks mõni laps on toredam. Temaga on lihtsalt toredam rääkida, kui ütled talle palju on 3+4, ta ütleb 7, tal on selline naeratus näol, ta on kuulekas ja tema on see, kelle kohta siis õpetaja võiks öelda, et ta on andekas, eks. Aga tegelikult huvitab ju meid see, et kes on need lapsed, kes 20 aasta pärast maailma muudavad. Me tahaksime, et neil oleks võimalus lasteaias, et nende ajud saaks avatud. Ja probleem on selles, et me ei tea, kes on need lapsed, kes 20 aasta pärast maailma muudavad. Mitte keegi, ei see õpetaja, ega mina, ega teie ei suuda ennustada selle põhjalt, milline on laps 5 või 6 aastaselt seda, kas ta on keegi, kes kunagi teeb maailma paremaks või ei. Toome ühe näite. See oli laps, kes õppis esimesed sõnad hakkas ütlema alles 3-aastaselt. Ka 4-aastaselt, enne kui ta hakkas midagi rääkima, ta pobises enda ette vaikselt selle terve lause läbi. Nii et tema kasvataja või koduõpetaja arvas, et ta on natuke juhmike, ka pere arvas, et ta on natuke alaarenenud. Ta ei olnud andekas laps selles suhtes. Koolis oli õpetajaid, kes arvasid, et ta peaks koolist lahkuma ja kes arvasid, et tast ei saa kunagi midagi. Kui ta läks ülikooli, siis teistele tema kursusekaaslastele pakuti tööd ülikoolis, talle mitte. Ühesõnaga, isegi ülikoolis ei arvatud veel, et ta on andekas. Ja siis, kui ta oli 26-aastane, avaldas ta 5 artiklit, kuigi ta ei olnud üldse ülikooli juures. Üks artikkel tõi talle Nobeli auhinna, teine artikkel oli erirelatiivsusteooriast, 3. artikkel sisaldas kuulsat valemit E võrdub MC ruudus. Ühesõnaga, see laps, see inimene, kes oli lapsena juhmike, oli suurena Albert Einstein. Ja selle näite mõte on see, et me ei saa ennustada. Me ei saa võtta ühte last seda, kas ta praegu oskab lugeda või mitte, kas ta oskab arvutada või mitte ja selle pealt ennustada, kelleks ta saab.
ja kuna see on nii, siis ajuteadlasena ma ütlen, et me peaksime igasse lapse suhtuma nii, nagu tema võiks olla maailma muutev inimene. Et iga lapse ajus on potentsiaal, iga lapse ajus on midagi, mida sealt leida. See on minu jaoks väga tähtis, et me ei peaks olema inimesed, kes üritavad leida mingit annet, või andekaid lapsi, vaid kes üritavad iga lapse aju avada ja leida iga lapse ajust, et mis seal sees on. Aga kui me siis nüüd uurime, et mis siis teeb inimese selleks, et ta muudab maailma või et ta tegelikult nagu suurena on nii-öelda andekas, mis selleks vaja on? Ja natuke lihtsustades ütleme, et selleks on vaja 3 asja, 3 komponenti. Esiteks tal peab olema teadmisi. Ta peab olema teadmisi maailma kohta. Teiseks tal peab olema oskus neid teadmisi kombineerida või erinevat moodi kokku panna. Ja kolmandaks tal peab olema teatud moel jäärapäisust või motivatsiooni minna oma teed. Ja need 3 koos viivad selleni, et inimene tegelikult siis teeb midagi maailma muutvat. Seega me tahaksime oma lastes neid omadusi ka leida, eks? Ja nüüd te võite ette kujutada näiteks, et on laps, kelles see esimene omadus, et teda ei huvita väga lasteaias nagu teadmiste kogumine. Esimene omadus temas ei ole väga välja kujunenud, aga teised 2 on. Talle meeldib mingid ideid kokku panna ja tal on väga kindel oma idee. Teie ütlete, lähme nüüd välja, tema raputab pead ja ehitab edasi oma mingit masinat. Teie ütlete, palun, nüüd on söögiaeg, tema raputab pead, ehitab edasi oma masinat. Ja siis kõige hullem on veel see, et see masin võib olla näiteks selline, mis tõmbab õpetajalt tooli alt, sel hetkel, kui õpetaja hakkab sinna istuma. Vastik laps. Aga ajuteadlase jaoks imeline laps, fantastiline laps, eks? Sest see on see laps, kes võib olla siis 20 aasta pärast ehitab masinaid, mis tegelikult ka aitavad vanematel inimestel, nagu näiteks selle samal õpetajal, kodus üksi hakkama saada. Päris roboteid, kes aitavad kodutöid teha. Ja ma ei ütle muidugi, et iga laps, kes teeb krutskeid ja iga laps, kes jonnib, saab maailma muutvaks inimeseks. Ma lihtsalt ütlen, et me ei tea. Ja? Mina ei tea, teie ei tea. Ja et me peaksime nagu avatud olema sellele, et neist võib saada. Aga tarvilik on muidugi see, et kõik need 3 oleksid omavahel nagu tasakaalus, jah? Näiteks kui inimene, ja kindlasti teil on selliseid sõpru, kes ainult kombineerib kogu, et tal on kogu aeg mingid huvitavad ideid, temaga on küll huvitav vestelda ja nii, aga ta ei kasuta seda, et mingid teadmisi üles ehitada ja ta ei lähe mingis suunas, vaid ta lihtsalt kogu aeg viskab nalja ja tal on huvitavad mõtteid, siis need inimesed, nendega on tore koos olla, aga nad ei muuda maailma. Samamoodi inimesed, kes on lihtsalt jäärapäised. No ma ei hakka, kõik me tunneme sellist inimesi, on ju. Et ma ei hakka nendest rohkem rääkima, ma ütlen, et nendega ka ei ole nii tore koos olla tihtipeale, väga, väga raske on vahel. Aga mis on huvitav ja mille peale me tihti ei mõtle, et ka tegelikult kui nagu on süsteem, mis ainult rõhub sellele, et inimestele pannakse aiu teadmisi, siis see ka ei ole hea, eks? Sest kui sul on ainult teadmised, aga sa ei oska neid kokku panna ja sa ei oska oma teed leida, et kuidas mida selle teadmiste pagasiga teha, siis on ka raske maailma muuta. Ja ilmselt paljud teist said juba aru, et ma natukene siin viitan koolisüsteemile, eks? Nii Eestis kui ka mujal maailmas, mis on väga keskendunud tegelikult siis teadmiste aius smuugeldamisele või panemisele. Ja? See on väga efektiivne süsteem, kuidas teadmisi aiu saada ja see on väga hea, et neid teadmisi sinna aiu pannakse. Aga mida ma tahan öelda on see, et see ei ole piisav. Ja? See ei ole piisav, kui me tahame et meie seast tuleks inimesi, kes teavad, mida nad tahavad ja kes oskavad seda teha, mida nad tahavad, eks?
aga täna me ei räägi koolist. Täna me räägime lasteaiast ja lasteaias on minu arvates need asjad tunduvalt paremini tasakaalus. Sellepärast, et lasteaed on esimene koht, kus süstemaatiliselt üritatakse mingeid teadmisi anda, aga samas lastel on võimalus ka neid asju veel iseseisvalt kombineerida ja natukene ka üks ühes nurgas, teine teises nurgas oma asju teha ja oma aju järgi liikuda. Ja see on väga hea. Et üks asi, mis siis koolis tihtipeale kaob, aga mis lasteaias on olemas, on just see teine komponent, mis oli kombineerimine. Ja mõni võiks küsida, et mis asi see kombineerimine üldse on? Aga väga lihtsalt öeldes on see mäng. Ja seega nüüd te kõik teate, et kõigile lastele meeldib mängida. Need on mängimisest tavaliselt päris head, kui nad on heas tujus, nad mängivad, eks? Ja te teate, mul ei ole teile vaja rääkida, kuidas see mäng käib, on, et mängus nad võtavad erinevaid teadmisi, mis neil on maailma kohta, nad mängivad neid läbi erinevates stsenaariumites. Vahel natuke tobedalt, aga sellest pole midagi. Psühholoogia teadlased on kaua mõelnud, et miks küll lapsed mängivad, mis selle asja mõte on, see on ju täiesti mõttetu. Aga praegu me saame aru, et see sisu ongi selles, et laps õpib siis erinevaid teadmiste tükke kombineerima ja kokku panema. Mäng valmistab ette päris sellisteks loovateks kokkupanemisteks ja ideedeks. Nüüd on üks tähtis asi on see, et muidugi mäng nagu võmmidega, autodega, legodega on natukene teistsugune kui see mäng, mida me tahaksime, et nad teeksid. Me tahaks, et Eesti lapsed, Eesti noored suudaksid teha seda, et nad mängivad ideedega oma ajus. See on tähtis sellepärast, et kui inimene tõesti tahab midagi täitsa uut välja mõelda, siis ta ei saa seda kuskilt maailmast võtta, eks. Siis ta peab olema võimeline nagu kombineerima erinevaid tükke ja ka teadmisi, mis juba oma ajus on, eks. Ja see ei ole sugugi triviaalne. No võtame näiteks sellise lihtsa näite, et iga laps, no ma loodan, et peaaegu iga laps teab, kuidas hambaid pesta, eks. Ja teiselt poolt iga laps teab, kuidas joonistada. Aga mitte iga laps ei tule selle peale, et võtta hambapastat ja sellega seinale joonistada. Ja muidugi, kui see juhtuks, siis see oleks natuke pahandus, aga samas see oleks ka väga loov, eks. Kui just keegi talle seda lollust ette ei õpetanud, kui ta ise selle välja mõtles, siis tema ajus ta pani kokku kaks asja, mida tavaliselt lapsed kokku ei pane. Isegi meie suured ei pane, eks. Kahjuks või õnneks. Ja see, et me tegelikult erinevaid ideid kokku paneme, see on väga normaalne osa nagu argipäevast. Ka meil, näiteks mina olen ajuteadlane, aga minu töö seisneb selles, et ma tegelikult üritan erinevaid asju kokku panna. Mõelda seda, mida teised on leidnud, avastanud ja siis vaadata, kuidas ma oma katsetes seda kasutan. Ja ka igapäeva olukordades, eks. Just hiljuti läksin maale, siis tegin kõigepealt lõkke seal, põletasin igasugu asju, toimetasin ringi ja abikaasa ütles, et nii, tee nüüd lastele grillvorsti. No, panin grilli ülesse. Aga oli väga külm ja tuuline päev. Tükk aega jantisin. Ma olen vana koolimees, ka mingit sütevedelikku mul ei ole. Üritasin seda grilli sealt tööle saada. Lapsed käisid pahaselt ja abikaasa käis pahaselt, et kuule, issi, süüa tahaks. Ja lõpuks mõtlesin, olgu ma teen pannil ja ma valan, ei tulnud midagi välja, et ma valan need söed lõkkesse ja siis ma sain aru, et ma olen ajuteadlane, aga ikka vahel rumal, et ma oleks võinud kohe sealt nagu selle süte põlema saamiseks võtta lõkkest seda, eks. Panna lihtsalt need kaks asja, mis mul olid seal 30 meetrit üksteisest eraldatud nagu kokku ja oleksin säästud endale tunni sellist pigem ebameeldivat tegevust. Vot. Mõte on selles, et meie aju on võimeline neid asju tegema, meie aju on võimeline asju kokku panema, aga see ei tule tihtipeale loomulikult. Me peame seda natukene aitama, sellega kaasa mängima. Aga see on tegelikult siis nagu inimmõistuse võti.
või üks peamiseid protsesse, mis teeb meist inimesed, et meie suudame seda. Ja see on kogu innovatsiooni aluseks. Et kui me võtame elektritõukerattad, siis seal on kokku pandud 2 ideed, on ju, tõukerattad ja see, et on mingisugune takso moodi süsteem, kus saab endale tellida asju ja tegelikult saab veel nutiseadmed ja nii edasi. Et see paljud innovatsiooni asjad sünnivad niimoodi ideid kokku pannes. Ja me tahaksime, et ka meie lapsed seda suudaksid. Ja nagu ma olen öelnud, siis koolides minu arvates sellele pannakse liiga vähe rõhku. Aga see ei ole täna teema. Ja lasteaedades on tegelikult see olukord päris hea. Et kui ma räägin sellest, et räägin oma lastega sellest, et kuidas nad õpivad lasteaias, siis mulle tundub, et see on üsna õige, eks, et me õpetatakse numbreid või tähti või häälikuid ja siis neid pannakse ka erinevates mängudes nagu kokku. Aga ma julgustan seda täitsa nagu veelgi rohkem tegema, et mäng ja teadmiste kogumine ei pea olema 2 eraldi asja, vaid tegelikult kõige parem on see, kui meil on siis mingid teadmised ja me nende teadmistega mängime. Õpime neid asju kokku panema. Kuidas ta täpselt teha, kuidas ta paremini teha, seda ei saa niimoodi üheselt öelda. Ma julgustan teid olema ka nagu ise nagu sellest loovamad, et te üritate mõelda, et kuidas ma saaks seda teha, eks? Kuidas ma saaks asju kokku panna? Aga ma siin, et millestki oleks alustada, siis ma toon lihtsalt ühe näite, eks? Et näiteks võib-olla mõni teist isegi kasutab seda nippi, on võimalik on ju lastele arvutamist õpetada või esiteks ütleme numbreid õpetada nii, et teil on, et 3 on näiteks 3 last seisab koos. Ja 5 on see, et 5 last seisab koos. Ja siis saab liitmist teha näiteks nii, et on ju, need lapsed need lähevad kokku ja siis lapsed saavad lugeda, et palju neid lapsi kokku on. Siis saab mängida palju on 8 miinus 2 ja nii edasi. Ühesõnaga, lapsed on seal ise on justkui arvud ja liita ja lahutada niimoodi laste seas. Kui see on tehtud ja nüüd olete laua taga, kus on lihtsalt arvud, ei ole enam justkui lapsi, siis mida võib öelda, mida mina oma lastele alati ka julgustan tegema, on see, et mõtle nüüd, kujuta ette, et sul on see 4 Lego meest ja sa paned sinna 2 Lego meest juurde. On ju? Et ta teeb seda sama asja, mis just oli tema silme ees, ta teeb nüüd oma ajus, ilma selleta, et tal tegelikult need lapsed seal oleks. Et ta üritab ikkagi lapsi liita ja lahutada. Niimoodi võib selgitada kusjuures täiesti selliseid ka keerukamaid asju. Näiteks usun, et paaris ja paaritute arvude eristus on võib-olla 2., 3. kuskil seal klassis, eks? Aga seda saab õpetada ka lasteaias, eks? Et võtate lapse, kus on siis ühel pool 4 last, teisel pool on 3 last ja siis saate näidata, et on ju paaris arv on see, kus saab alati paari kaupa võtta käest kinni. Kui on 4, siis on 2 paari. Kui on 6, siis on 3 paari lapsi, aga alati, igal lapsel on paariline. Samas kui paaritu arv on see, kus siis üks laps jääb üksi. Ja nii võib proovida erinevate arvudega seda mängu läbi, eks. Tegelikult, mida me siin teeme, on see, et me võtame nüüd laste teadmised arvudest, ta peab arve teadma. Ja laste teadmised sellest, mis on paaris olemine, käest kinni hoidmine ühe inimesega. Ja kui me need 2 asja kombineerime, siis on lapsel võimalik aru saada, mis on paaris ja paaritu arv. Jällegi ma ei ütle, et sellist asja peate tegema, sest ütlen, et üritan nagu avada ühe näite abil, et kuidas me saame neid teadmisi nagu kombineerida ajus ja kuidas see ideaalis käia võiks, et lapsed nagu õpivad oma ajus mingeid teatud sisusid manipuleerima. Kellel on huvi, siis põhimõtteliselt võib siit õpetada ka ühe täiesti nagu sellise fundamentaalse asja meie universumi kohta. Ja mind täitsa huvitaks, kui keegi proovib, siis kirjutage mulle, et mind huvitaks, kas 5-6 aastased sellest aru saavad. Et kui te olete selgeks õpetanud selle, et mis on paarisarv ja mis on paaritu arv niimoodi, siis on võimalik nüüd küsida, et miks on nii, et alati
kui liita 2 paaritut arvu, siis vastuseks on alati paarisarv. Ja kui te läheksite tänavale ja hakkaksite suurtelt inimestelt küsima, mõni võib-olla mõtleks välja, eks? Aga põhimõtteliselt, kui te olete õpetanud oma lastele see asja nii, siis on võimalik, et vähemalt mõni neist tabab ära, et kui sa võtad 2 paaritut arvu, kus kummaski on see üks laps, kes on ilma paariliseta ja sa paned nad kokku, siis alati need paaritud saavad moodustada ühe paari ja ongi paarisarv. Võib-olla see kõik läheb natuke liiga keeruliseks juba, aga te näete seda mõtet, et nii see mõtlemine tegelikult käib, jah? Et meil on mingid teadmised, mida me tahame anda arvude kohta näiteks, aga me teeme seda läbi selle, et me kombineerime ajus neid asju ja paneme neid asju kokku. Ja nii palju, kui mina olen laste kokku puutunud, siis tegelikult tavaliselt nad saavad selliste asjadega ka mingil määral hakkama. Aga iga laps natukene erineval moel. Ja siin me jõuamegi selle 3. komponendi juurde, jäärapäisuse juurde, eks? Mis on komponent, mida tavaliselt, nagu kui me räägime andekusest või nutikusest, ju arvesse ei võeta, eks? Aga jäärapäisus on siis see, kui inimesel tal on tahe teha midagi ja natukene nagu oma suunas, eks. Ja ta on sellise negatiivse konnotatsiooniga see sõna, eks. Aga siin me mõtleme, et kui teda on piisavalt, siis ta on positiivne. Näiteks Albert Einstein koolis mõni õpetaja ei sallinud teda, sest ta oli jäärapäine. Tal olid omad teadmised, ta muigas selle õpetaja üle, kui õpetaja rääkis midagi matemaatikast. Sama ülikoolis. Kuna tema juba mõtles ja pani oma ajus kokku ideid füüsikast ja aegruumist, siis tema jaoks need asjad, mis professor rääkis, olidki natuke igavad. Ja seesama jäärapäisus viis selleni, et isegi kui Einstein ei saanud tööd ülikoolis ja pidi töötlema Šveitsis, Berni linnas patendiametnikuna, siis ta tegelikult tema ülikoolist väljas olev inimene jõudis nende universumi suurte saladusteni. Niisiis mingil määral seda jäärapäisust on hea. Mingil määral seda jäärapäisust käib asja juurde. Ja kui me näeme mõnda inimest, kes on andekas, keda me imetleme, siis me peaksimegi mõtlema nii, et küll, mitte, et küll ta on andekas, vaid pigem just hindama seda, et küll ta on ikka vaeva läinud ja oma ajus neid teadmisi nagu kokku pannud ja ehitanud, eks. Ja see on see, mida me tahaksime, et meie lapsed ka suudaksid, et nad ühelt poolt nad oskavad teadmisi koguda, teiselt poolt nad oskavad neid kombineerida, aga kolmandaks, et neil on ka seda jaksu nagu oma idee suunas minna, isegi siis, kui see on raske, jah? Nad suudavad läbi närida sellest jurast, mis alati tuleb. Ja siin lasteaed on üks koht, kus seda natukene saab juba teha, et vahel mõned ülesanded võivad natuke rasked olla. See on hea, eks? Et ei pea kõik alati väga lihtne olema. Aga lasteaed on veel koht, kus saab arvesse võtta seda, et mitte kõikide laste ajud ei ole sarnased, jah? Et kui me mõtleksime niimoodi, et mis last motiveerib, siis ja ütleme, et ma siin käega joonistan seda kurvi, siis et mida rohkem seda rohkem motiveerib, et mõnda motiveerib jalgpall on ju natukene, muusika vähem on ju, ja siis võib-olla näiteks hoopis matemaatika või siis robotite ehitamine motiveerib väga palju. Teist on ju, robotite ehitamine üldse ei motiveeri, teda motiveerib muusika, jalgpall jälle ei motiveeri ja nii edasi. Et inimestel on see natukene erinev, see, mis asi neid motiveerib. Seda saab muuta. Näiteks laps, kes kunagi ei ole matemaatikas justkui hea olnud, ta võib tunda, et talle ei meeldi matemaatika. Aga nüüd, kui ta paar korda midagi ära lahendab ja inimene on juures näiteks õpetaja, kes ütleb, et kuule, see tegelikult tuleb päris hästi välja, siis võib olla, et see tema motivatsioonimaastik muutub ja talle hakkab matemaatika meeldima ja nii edasi. Niisiis me ei saa päris nii teha, et me nagu ütleme, et las igaüks lihtsalt jookseb ringi ja otsib nagu oma asja, vaid me peaksime ka aktiivselt nagu pakkuma neid asju. See on ka põhjus, miks koolid, kus on täielik vaba kasvatus ja lapsed teevad seda, mis nad tahavad, ei tööta nii hästi. Jah? Et mõned lapsed või paljud lapsed, seal isegi 3.-4. klassiks ei õpi lugema, sellepärast, et
vahel on vaja natukene, et õpetaja nagu aitaks natukene edasi. Jälle siis laps võib avastada, et see on päris vahva. Niisiis, me tahaksime, et lastel on sellised motivatsioonimaastikud ja et õpetaja ja lasteaed avastavad, et mis sellele lapsele nagu meeldib ja kus tema võiks hea olla. Seda ei pea lasteaias avastama. Selles suhtes, et mina näiteks avastasin võib-olla enda jaoks selle aju ja kõik selle avastasin alles siis, kui ma lõpetasin gümnaasiumi ja lõplikult siis, kui ma olin ülikoolis esimesel semestril, siis ma avastasin selle. Aga me tahame, et kõik lapsed nagu mingil hetkel nad saaksid aru, mis neid huvitab. Ja minu puhul näiteks ma olen kindel, et ma oleks võinud seda varem avastada, kui mul oleks olnud inimene, kes oleks öelnud, et kuule, ma vaatan, mida sa loed ja ma vaatan, mida sa kirjutad ja kuule, sa peaksid näiteks neid raamatuid psühholoogia aju kohta lugema. Ühesõnaga, me tahame seda, et lastel on erinevad mõtted, et neil on erinev jäärapäisus. Aga see suur probleem, mis tänapäeval muidugi on see, et nutiseadmed, sotsiaalmeedia, mängud, mis tihti väikeste lastele kätte antakse, muudavad seda motivatsiooni maastikku. Miks nad muudavad? Nad muudavad seetõttu, et nad ongi ehitatud, nii nende mõte on see, et neid võimalikult palju tarbitaks. Ja ma vahel ütlen ka, et need suurkorporatsioonid on tegelikult kõige paremad ajuteadlased, sest erinevalt minust, kes ma räägin teile siin praegu natukene ajust, nemad suudavad kontrollida 10 miljoneid ajusid, eks? Sellega, et need ajud on seal selle veebiplatvormi küljes või mingi mängu küljes. See on imeline. Aga see meie jaoks täna tähendab seda, et tegelikult kõikide laste ajus on see selline haprus, jah? Et laste ajus on võimalik see motivatsioonimaastik ümber programmeerida, et laps, kellele meeldis võib-olla roboteid ehitada nüüd, kui anda see väga võimas asi, see nutiseade talle kätte, siis see robotite ehitamine on sinna väikene motivatsioon ja siis kõrval on see väga võimas nagu see motivatsioon olla nutiseadmes. Ja see muutus motivatsioonis on see, mida me näeme, kui me näeme kuskil lapsi, kes väga junnivad, et anna mulle see nutiseade ja nii edasi, eks. Et see ei ole nende laste süü. Sest nende aju on õrn selles suhtes, habras. Aga kui see aju saab nutiseadme kätte, siis sellest on väga raske vabaneda, sest see muudab seda motivatsiooni maastikku. Siis võime ette kujutada, et siin Tallinna lasteaedades on tulevased Einsteinid, Kersti Kaljulaidud ja nii edasi, Arvo Pärdid, eks. Aga kui me anname neile kõigile nutiseadmed kätte, siis ei pruugi sealt tulla Einsteini. Ei pruugi sealt tulla Arvo Pärti, eks. Sest et selleks, et saada Einsteiniks või Arvo Pärdiks on vaja, et sul on see huvi selle asja vastu ja sa järk-järgult nagu ehitad teadmisi ülesse, aga kui selle asemel sa istud nutiseadmes, siis sa ei jõua selleni. Ja kui ma räägin lastega sellest, ühesõnaga näiteks koolilastega, näiteks 6.–7. klassiga, kes on ise juba tihtipeale palju nutiseadmes, siis ma küsin neilt, et no, mis te arvate? Et mis oleks juhtunud, kui Einsteinil oleks olnud TikTok? TikTok on selline programm, kus saab nagu lühikesi videosid vaadata. Liigutab pöialt nutiseadmest, tuleb järgmine mingi naljakas video või sisukas video, see hästi lühikesed. Ja see on hästi selline sõltuvust tekitav. Ja lapsed tavaliselt saavad aru sellest, et sealt ei oleks tulnud Albert Einsteini, keda me täna teame Einsteinina. Sest tal ei oleks lihtsalt aega olnud mõelda universumi üle. Tal ei oleks oskust olnud oma ajus kombineerida erinevaid ideid, eks? Selles suhtes ma olen väga õnnelik, et tegelikult vähemalt Eesti lasteaedades seda nutiseadet nagu üldiselt ikkagi lastel kaasas ei ole või vähemalt mina ei ole näinud, mul ei ole sellest räägitud. Ja ma arvan, et nii peaks see ka tegelikult jääma. Ja see on väga hea selles suhtes, et tõesti nagu, et laps on siis vahel 8-9 tundi seal lasteaias ja ta on nutiseadme vaba seal.
et see on koht, kus ta on nagu turvalises keskkonnas. Õppetööks natukene võib kasutada neid, sellest pole midagi, eks, aga mõtlen just seda, et me ei taha seda, et iga laps on kuskil oma mängus ja seal oma nutiseadmes nagu midagi mängib. Vaid me tahame, et lasteaed oleks see koht, kus lapsed avastavad, kuidas teistega mängida, mis see tähendab nagu teiste lastega asju jagada, mis see tähendab teha vahel midagi koos ja et kuna kellelgi ei ole nutiseadet ja kuna sellest üldse ei räägita, et nutiseadete kaasavõtmine on võimalik, siis lastele jaoks on see normaalne, et lasteaias ei ole. Mõni ikka kindlasti kodus küsib, et miks ma ei tohi sinna võtta ja mõni kindlasti lasteaias ütleb, et siin on nii loll ja igav, eks. Aga ma arvan, et me peame seda nagu jätkama, et see on väga tähtis. See on väga tähtis, et me nii seda edasi teeme. Ja ma julgustan ka, et kui tulevad diskussioonid sellel teemal, et me üritame nagu lasteaedu nutiseadme vabana hoida. Kui on küsimusi selle nutiseadmete kohta ja võib-olla teil on lasteaias mingeid muresid sellega, siis võite kirjutada sinna YouTube'i chati ja siis me pärast osasid küsimusi jõuame ka arutada. Aga praegu oleme siis läbi käinud need kõige peamised komponendid teadmistest. Me nii palju ei rääkinud, kuna teadmiseid on ju peamiselt antakse koolis, aga ma ütlesin, et lasteaed teeb seda väga hästi juba. Minu lapsed käisid ka Saksamaal lasteaias ja seal üldse ei andnud mingeid teadmisi. Nii et viimane aasta näiteks mu poisil pidi olema eelkool, pidi pinali ostma ja siis ma iga päev küsisin, mis te täna tegite, kas pinalit kasutasite? Ei, oli kotis. Et seal on nagu kõik keskendunud sellele mängule väga, aga nagu ma ütlesin, väga tähtis on see, et me nagu leiame selle, et lapsed mängivad ideedega. Ja kolmandaks, et lapseaed lubab natukene seda oma ideede ja oma mõtete nagu väljaarendamist. Nüüd siia pärast neid 3 põhikomponenti ma tooks sellise üldise plaani veel. Et me oleme rääkinud, et põhimõtteliselt mina arvan, et iga laps võib olla andekas, aga on tähtis, et me aru saame, et tegelikult, et selleks, et laps saaks areneda ja et ta saaks nagu õppida, on tarvis ka seda, et tal oleks kodus kõik hästi. Ja? Et kui on kodus rasked ajad, võib-olla ema ja isa tülitsevad näiteks, siis tegelikult see laps, ehkki ta võib olla väga andekas, ta võib olla tulevane Einstein, ta ei suuda keskenduda, nagu me ise ei suudaks keskenduda, meie suured inimesed, kui meil oleks mingisugused mured kodus, eks. Nii et see on tähtis asi, mida silmas pidada ja kui tundub, et on mingi väga suur mure, siis ka näiteks oma lasteaia direktoriga sellest rääkida ja vajadusel siis midagi ette võtta. Sest ka andekas laps ei saa areneda, kui tal on kodus raske. Teine asi, mis on sarnane, on uni. Meie kõikide aju vajab seda, et me magaksime. Uni on selleks, et me õpiksime, uni on selleks, et me saaksime tegelikult need teadmised, mis me oleme, et me saaksime neid kinnistada. Ja vahel une ajal isegi toimub nii-öelda ideede kokkupanek. See on väga tore. Ja? Laps vajab seda veel rohkem. Kui lapse aju ei ole piisavalt tund saanud, siis ta ei suuda nii hästi keskenduda, ta ei suuda nii hästi tähelepanu pöörata näiteks sellele, mida õpetaja ütleb. Ta ei suuda nii hästi meelde jätta neid asju, mida õpitakse. Ta ei suuda nii hästi rühmatöös koostööd teha. Seega uni on tähtis. Aga teisest küljest lapsed, kes öösel magavad piisavalt, nende jaoks muidugi see, kui nüüd peaks päeval magama, oleks päris hirmutav, jah? Ma ise olin selline laps, ma mäletan, et see oli minu jaoks raske, eks? Ja mul on palju sõpru ja tunnen ka väikeseid sõpru, kelle jaoks päeval magamine on tõeline, ütleme lihtsalt piin, eks? Et niisiis ideaalis ma tahaksin seda, et lasteaias oleks võimalik nagu see rühm pooleks teha, eriti kui nad on siis juba 5-6 aastased, jah? Et kui keegi tahab magada, ta saab magada, aga teised saavad sel ajal siis oma aju arendada. Ükskõik, mida vastavalt siis tehes. Et see oleks selline väike palve, kui seda saab teha kõikide laste ja ka lapsevanemate jaoks. Niisiis, olengi nüüd jõudnud siia lõppu.
ma käin korraks need põhiideed läbi veel, sest need on minu jaoks tähtsad. Esiteks, me ei saa selle põhjal, mida laps teeb lasteaias, ennustada, kui andekas või oluline ta on pärast. Me peaksime suhtuma sellesse nii, et kõikide laste ajus on potentsiaal. Kõikide laste aju on väärt seda, et me üritame leida, et mis küll selles ajus on. Et me üritame avada seda, mitte skalpelliga, eks, vaid ikkagi nagu oma õpetaja meetoditega. Ja siis me rääkisime, et mis see siis tähtis on tegelikult sellise nii-öelda andekuse jaoks või selle jaoks, et inimesed maailma muudaksid. Ja me arutasime läbi 3 komponenti. Esiteks on tarvis teadmisi. Teiseks on tarvis seda, et laps oskaks nende teadmistega mängida ja et oskaks oma ajus nende teadmistega mängida. Ja kolmandaks on vaja seda, et meie haridussüsteem võimaldaks seda, et lapsed lähevad natukene oma teed, ja? Et nad ei lähe kõik ühtemoodi, nad ei käi kõik sama rada ja et see on okei. Et see on tegelikult hea, kui lapsed natukene erinevat rada lähevad. Ja ma mainisin, et suur probleem on nutiseadmed, mis siis muudavad kõiki ajusid sarnasemaks, ja? Et muidu üks aju tahab balletti, teine tahab roboteid, 3. matemaatikat, 4. laulmist. Aga siis võib-olla need kõik 4 tahavad lihtsalt nutiseadmes istuda. See ei ole hea. Kui me tahame nutikat riiki, siis me tegelikult paradoksaalselt peame nutiseadmete käitumist ja kasutamist piirama natukene, eriti väikeste laste seas. Ja ma tõstin ka esile, et mul on väga hea meel, et meie lasteaiad on suures osas nagu nutiseadmete vabad. Ma tahan, et lõppude lõpuks me saaksime öelda, et me ei ole mitte maailma kõige targem rahvas, vaid me oleme rahvas, kus iga laps saab läbi lasteaia ja kooli aru sellest, milleks tema aju tegelikult võimeline on. Aitäh teile selle töö eest, mis te olete teinud. Palju edu edasises, palju edu ajude avamises oma meetoditega, mitte skalpelliga. Aitäh teile! Suur aitäh, et Jaan, ühtkätt on sind ju kena kuulda, sest sa kõike seda tead. Aga kuidas, ma mõtlen seda, et ennem kui me seame küsimuse seina seinale, et ma küsin täitsa ausalt, et vaata, meil on erinevad põlvkonda rühmaõpetajad, kes kõik lasteaias toimetavad. Kuidas täiskasvanu aju õpib? Kuidas täiskasvanu saab 20-selt, 40-selt, 60-selt endale peale pakkida, müeliniseerida läbi une, nagu sa oled öelnud, et neid seoseid polsterdada ja neid kindlaid sihte ja seoseid ajus leida ja kinnistada. Kas seal on ka mingit vahet? Me oleme hästi palju lastest rääkinud, aga just täiskasvanud, kuidas nemad oma ajuga oskavad paremini ringi käia? On sul seal midagi? Esiteks on väga tähtis öelda seda, et muidugi laste ajud õpivad palju kiiremini kui meie. Selge see. Laste ajud on superajud. Aga ka meie ajud ei ole täitsa nagu lootusetud. Kõik õpetajad, kõik suured inimesed saavad ka tegelikult õppida. See on väga tähtis, mida nagu kohe teada, et see, mis praegu on, see ei tähenda midagi selle kohta, mis võiks olla. Ja? Et iga aju on võimeline õppima. Mida on tarvis aru saada, on see, et kui me midagi uut õpime, siis see on alati natuke raske. See on see tunne, kus me ütleme, see on liiga raske. Ma ei taha selle asjaga tegeleda, ma tegelen parem oma asjadega. Meie kõikide aju on laisk. Ka minu aju on laisk. Ja et tuleb üle saada sellest tundest, et on raske ja ikkagi teha ja siis on võimalik uusi asju tegelikult õppida. Kas see on siis see hetk, et kui on juba natukene mõistusel valus, siis saab ennast motiveerida, et aga just nüüd hakkas õppimine. Hoia see nupp sees, sest praegult on põnev. No jah, ja natuke raske ka, et natukene raske on see tegelikult see õppimise nagu alus alati. Ja?
et lastel on seda vahel väga raske selgitada, eks, et ja no proovi seda, et sul läheb lihtsamaks, eks. Aga sama raske on seda selgitada ka meil endale või õpetajale, eks on ju. Et tegelikult on vaja seda taluda natukene. Aga see on võimalik, meie kõikide ajus on võimalik, sest et me suudame uusi asju õppida ja me suudame neid uusi seoseid luua. Kas see on siis nagu mingite klotsidega, et see on samasugune mäng, et kui sa nii kenasti ütlesid, et kombineerimine on mäng ja me oleme kogu seda alushariduse konverentsi täna siin rääkinud, et oma eksperdid, rühmaõpetajad käisid, nüüd on eksperdina, sina oled laval, et kuidas lasteaedades kombineerida ja kuidas tegelikult olla ka seda meelt, et see kombineerimine on ka mäng, et kas täiskasvanud inimesed võivad siis ka mängida? Täiskasvanud inimesed peavad mängima, jah. Et teadlane näiteks on mängija. Mina olen ikka laps. Ma mängin ideedega, ma mängin katsetega. Proovime seda katset, vaata, mis tuleb, aga tegelikult see on mäng. Ja? Nii et ma kutsun kõiki üles nagu mängima ja lasteaed on see koht, kus tegelikult, kuna lapsed on ise nõus mängima ja uusi asju proovima, siis ma väga julgustaksin õpetajaid ka nagu mängima. Selles suhtes, et kui teil tuleb idee, et ma tahaks proovida seda näiteks numbreid õpetada niimoodi või teistmoodi, siis jumala pärast proovige. Et ei pea alati nii, nagu on olnud. Pigem tundke ise ka rõõmu, ütleks ma õpetajatele. Tundke ise seda, et tuleb selline natuke, kas see töötab ja äkki on loll mõte, aga et see on hea, jah, see on hea. Ja tegelikult me vajame seda. Me vajame just seda. Kas see võib siis tähendada ka sedapidi, et täiskasvanu õppes võib juhtuda, et on oluline mitte inimesele ette öelda, kuidas on õige, vaid lasta tal ise simuleerida läbi ja mängida ja kombineerida läbi selleks, et tema aju saaks kinnistada selle seose, kus ta tundis, et see on talle, see on tema loomule, see on tema talendile ja ta suudab oma talenti kanda. Jah, et see on väga tähtis, et vahel mõnes ülesandes on muidugi, see on nii raske, et seda inimene ei suuda ise lahendada ja see on vaja tal, et ta alguses natukene ühte või teistmoodi aidata, eks on ju, Näiteks inimene võib öelda, et ta ei oska joonistada, tõesti pole kunagi joonistanud ja siis on nagu natukene aidata, kuidas need põhinipid kätte saada, kuidas esimesed asjad kätte saada. Aga sellest hetkest, kui inimesel nagu on natuke huvi, see on nii suurte kui ka väikeste puhul alati parem see, kui nagu nad oma huvi põhjal seda teevad. Me täna ei rääkinud kooliharidusest, aga ma ütlen, et see on minu jaoks tähtis, et koolis oleks ka see koht, kus mitte, et me kogu aeg trillime nagu sisusid, vaid me anname neile võimaluse nagu oma asja teha. Vahel eksida, see on okei. Aga just, et sa teed mingit oma asja, sul tekib see tunne, et see on minu oma. Ja kui me lasteaiast räägime, siis see võiks tekkida nii lapsel, kes ehitab mingit lossi või robotit, kui ka õpetajal, kellel tekib see, et selle mängu mõtlesin mina välja. Selle viisi, kuidas nüüd neid häälikuid paremini selgeks teha, see on minu mõte. See on tore. Et me peaksime olema uhked selle üle. See on nagu kõige tähtsam ja selles suhtes see kõik läheb sinna, et mängida on tore lastel, aga ka meil endal. Väga armas, et ma tean, et meil on üks küsimus ja see on seotud unega. Ole hea, see on ekraanil. Jaa. Ja siis ma loen sellega ette, et kas see on okei, kui 2-aastane pluss miinus mõned kuud ei maga piisavalt lõunaund lasteaias ette nähtud une ajal, näiteks 2–3 tundi, püsivalt, igapäevaselt. Peaksime me suunama vanema siis kuhu? No siin on tähtis nagu küsida, et mis seal võib olla taga, et praegu mulle tundub, et ta magab ikkagi 2 või 3 tundi, eks on, et ta nagu ikkagi natukene magab. Kui ta nüüd ise ärkab, siis võib olla, et tal lihtsalt tal ei olegi sel hetkel rohkem und tarvis ja mina ütleksin, nagu ma praegu kirjutatuna sellest küsimust aru saan, siis tegelikult, et see on normaalne, ei pea kedagi kuhugi suunama selle pärast, jah. Eriti kui lapsevanem ütleb, et laps tegelikult öösel magab pikalt ja magab hästi, eks. Ja ma arvan, et üldiselt nagu üldse, et selle suunamise pärast ei pea nii väga muretsema, et kui te näete, et nagu laps, ta on hommikul, tuleb ja ta on täiesti väsinud, te tunnete ära ju, ta pärast hommikuringi ka ei lähe käima, siis tasuks ilmselt lapsevanemaga rääkida ja küsida, et
millal laps läheb magama ja üldiselt ikkagi selline väike laps, siis sellised 2-aastased võiksid magada kindlasti umbes 11 tundi. See ei ole päris täpne, et ta ei pea alati täpselt 11 tundi magama, on ju. Seal veel 4-5-aastaselt ta võiks ka mõnel juhul magada 10 tundi ja nii edasi. Aga et see, et vahel on nii, et lapsevanemad kas ei saa magama või nad ei pane lihtsalt piisavalt vara magama, on ju. Et seda võib lapsevanemaga rääkida, aga ma otseselt nagu ei hakkaks kedagi kuskile suunama. Hästi. Me oleme unest rääkinud, laste unest, aga ma küsin, mis siis, kui vaata rühmaõpetajal on lapsi 20 umbes, mõnel 16, mõnel korral 22. Mis siis, kui rühmaõpetaja aju väsib? Jah, et see on absoluutselt mõistetav. Mina olen ju ajuteadlane, mina ei suudaks seda tööd teha, mida teie teete, eks. Ja siin ongi tähtis nagu siis leida need väiksed hetked, kus on võimalik hinge tõmmata. Et võib-olla on ju see hetk, kus te olete kõik lapsed just õues saanud, on ju, ja te teate muidugi, et umbes 4 minuti pärast keegi kukub ja hakkab nutma, siis te peate jälle minema, on ju, ja aitama. Aga sel hetkel, kui lapsed on läinud sinna, võib-olla see on see hetk, kus te siis hetkeks nagu üritategi ise lõõgastuda. Võib-olla heal juhul nüüd teete ühe lumekuuli, eks, või midagi nagu, et te võtate vahel nagu paariks hetkeks selle hoo maha. Teine hetk, võib-olla kui lapsed on sööma saanud või niimoodi, et te üritate, te teate, et teie töös teil ei ole võimalik leida siis pikki aegu, kus te puhkate. Halval juhul ka siis, kui on ju mõni laps ei maga, aga et te üritate leida neid väikseid hetki. Ja teiseks siis, kui on see puhketund, siis põhimõtteliselt ma kujutan ette, et vähemalt osades rühmades on see võimalik, et nagu osad lapsed magavad ja teistel lastel on öeldud, et te võite üleval olla, aga te olete vaikselt, vaatate rahulikult kas raamatut või teete midagi vaikselt ja et õpetaja ka sel hetkel natuke puhkab, et ma kujutan ette, et tegelikult või oma kodust ja oma tuttavate hulgast ma tean, et nagu tegelikult alates 4. eluaastast on võimalik seda nagu läbi rääkida inimestega. Erineval moel, erineval määral, eks. Jaan, mul on veel mõned küsimused. See jäärapäisus. Kuidas anda jõudu ja motivatsiooni lasteaiaõpetajatele nende jäärapäistega hakkama saamiseks, et nende Einstein ei läheks kaduma? Jah, et ma arvan, et üks asi ongi see, et õpetaja nagu vaatab seda teistmoodi, jah, et ta mõtlebki, et olgu, see võib olla, et see on väga tüütuvastik laps, aga võib-olla ta on Einstein, eks? Et see natukene juba minu arvates nagu lihtsustab, on ju. Ja vähemalt mul endal, kui ma väikeste lastega olen tegelenud, et vahel, et sa võtad selle suhtumise, et aju on trotslik, aga selles on ka oma head, eks. Ja teiselt küljest ma tunnen, et mis mina saan siin neid õpetajaid õpetada, et teie need õpetajad teavad tegelikult. Et see kõige tähtsam printsiip on see, et vali oma võitlused nende lastega. Et ei ole mõtet iga asja pärast kakelda ja nii edasi, et see ei tasu seda ära. Ja üks asi, mida ma ütlesin ka, mis on ka tähtis nagu vaadata, et tegelikult mõnel lapsel on selle trotsi ja jonni ja selle kõige taga midagi muud. Et ta ei pruugi olla Einstein, aga tal on võib-olla kodus asjad halvasti või ta on vähe maganud. Neid asju tasub kaaluda. Aga üldiselt ma olen kindel, et kõik õpetajad siiani on hakkama saanud ja eks mingil määral saavadki edasi. Et natukene iga aasta on erinev, iga rühm on erinev ja soovin kõigile selles nagu väga palju jõudu. Väga armas, et mul on veel jäänud selline viimane mõjus küsimuste plokk, mis on kantud uuest reaalsusest ehk sellest turbulentsest 2020. Palun jaga, mis ajudes võib olla toimunud läbi selle aja, mis me nüüd kevadest oleme tulnud, läbi piirangute ja võib-olla just ka selles võtmes, et kuidas piirangud lastele on mõjunud. Et ole hea. Et mis on, me teame ise ja osad siin inimestest, kes kuulavad praegu ja vaatavad,
nende jaoks oli see raske, eks, ja miks see asi on raske, on noh, ühelt poolt seetõttu, et me ei saa väljas käia ja nii edasi, aga teiselt poolt seetõttu, et meil on ebakindlus. Me ei tea, mis juhtub. See tekitab omakorda ärevust. Mõnel inimesel seda on vähem ja mõnel inimesel seda on palju. Ja lastel on samamoodi. Et lastel ka, kui nad näevad, et nende emme-issi on nagu ärevad, nad kuulevad on mingid piirangud, siis mõnes lapses see tekitab nagu tõsiseid nagu sellist muret. Ja? Et väike laps justkui ei peaks ju nii suurte asjade peale mõtlema, aga tegelikult mõtleb ja see ei olegi nagu mõtlemine, vaid see on ka selline, lihtsalt tekib selline ärevus ja nüüd see ärevus, mis tekib ühes nende piirangute tõttu ja nii edasi, on see sama ärevus, mis lapsel tekib siis, kui tal on kodus ema-isa riidlevad kogu aeg. On ju? Et see on mingi asi ja väike laps, ta ei saa ise aru ka, mis see on ju. Et ta lihtsalt ta ei suuda keskenduda, mingi asi teda ajab kogu aeg nagu endast välja. Et see võib täitsa nii olla, me peame seda natukene arvesse võtma, et tegelikult lapse aju nagu töötleb seda ja kohati ei suuda nii hästi seda töödelda kui meie suurte ajud. Väga sümpaatne ja vaat nüüd ma küsin veel selle küsimuse, mida ma uue reaalsuse raames veel silmas pidasin, on kogukond ja lapsevanemad ja lapsed. Et nagu te teate ja nagu sa ju tead, et lasteaeda praegult lapsed käivad kuni ukseni ja usku võiks öelda, et lapsevanemad on nüüd lasteaiast välja kirjutatud. Et kas ja mis võiks olla ka ajuteadlase poolt ehk sinu poolt see vaade, et kuidas lapsevanemad saavad oma lapsi toetada selleks, et säiliksid need 3 imelist komponenti, andekus, nutikus ja jäärapäisus? Jah, et ma ise olen ka lapsevanem, eks, nii et ma räägin siin ka omast kogemusest, et minu arvates on lihtsalt üks esimene asi on see, millest me rääkisime, on ju, et lapsevanemad ei tohiks nagu võtta kasutusel seda tehis lapsehoidjat, nutiseadet, eks, vabandust. Et vaid nad peaksid tegelikult üritama lastega ise aega veeta. See on laste jaoks tähtis ja see on ka lapsevanemate jaoks tähtis. Vabandust. Ja see on kõik hästi, et me oleme ka selles ajalimiidis juba kriitilise piiri peal, et ma saangi aru, et hea lektor panebki enda hääle valmis 45 minutiks. Hääl lõpeb selle kohal, aga ma lõpetan võib-olla seda, et me tahaksime, et lapsed, kui nad koju lähevad, siis nad võib-olla saavad süüa esiteks ja siis neil on turvaline, nad saavad mängida, nad saavad lapsevanematega olla. Kahjuks on see, et tihti siis on lapsed hoopis nutiseadmes. Aga ma tahaks võib-olla siin nagu südamele panna, et see ei ole tegelikult, te ei pea selle pärast muretsema õpetajad, jah, et te ei pea kõige pärast selle pärast muretsema. Et las see olla nagu teiste inimeste asi, näiteks mina üritan ka lapsevanematele rääkida seda ja seda nagu südamele panna või mis südamele, see on selline vale ütlus, aiu panna, eks neile aiu panna seda, et see on raske, nagu teil ja meil on nagu uute asjade õppimine, aga me tahame lastega mängida, sest lastel on ka sel ajal raske, nad on selle ära teeninud, et me nende peale oma aega paneme, aega investeerime. Aju investeerime, ma saan aru. Kui ma sinuga räägin... Me investeerime oma aju ja investeerime nende aju, nii et me investeerime ajust aju. Ja kas ma saan ka siis õigesti aru, et see täiskasvanu kodus ka mitte kõige etteütlemine ja võib, et ka lapsel ise mõelda laskmine või nende klotside, taaskord see mõte, eks, et see klotside ise kokku panna lubamine uutest teadmistest või erinevatest paralleelidest, mis meid eristab. Et see on ka see koht, kus me peaksime lapsevanematel ikkagi ise jäärapäiselt seda kõike ka meelde tuletama, et ärme ütle neile kõik ette ära. Jah, et me rääkisime sellest, et me tahaksime, et õpetajad, et lapsed mängiksid, me tahame, et õpetajad mängiksid. Et tegelikult me tahaksime ka, et see teadmine oleks kodus, eks, et käib selline mäng teadmistega. Et lapsevanemad teavad, kuidas nagu oma laste ajusid nagu
arendada, et mis on see tegevus ja jällegi see on, mina üritan seda teha, mina üritan lapsevanematele sellest rääkida, kohati see läheb paremini, kohati halvemini, annan endast parima. Ja siin nagu küsitaksegi, et kas on võimalik teha selline lastele suunatud video, mis räägiks ajust ja nutivahenditest, on ju. Põhimõtteliselt on lihtsalt vaja nagu inimesed kokku tuua, kes nagu filmivad ja mina võin rääkida, tehtav, eks? Aga me peame arvestama, et, et kõige tähtsam ei olegi mitte ainult lastele rääkida, vaid eriti kui me räägime siis lasteaia laste puhul, siis see sihtrühm on vanemad, sest ega lapsed ise kuskilt seda nutiseadet ei saa, on ju. See peab olema kodus see, et ma võin isegi, on olnud juhtumeid, kus ma räägin lastele ja siis lapsed tulevad, et jah, ma rääkisin emmele sellest, aga tema on ikka kogu aeg nutiseadmes. Et see on teistpidi probleem kohati. Seega vähemalt lasteaia laste puhul tuleb lapsevanematest alustada ja seal peab see teadlikkus olema. Et nutiseadmetel on ka omad probleemid, kui me tahame tegelikult, et meie aju lastest kasvaksid inimesed, kes 20 aasta pärast maailma muudavad, siis me peame seda tegema teistmoodi, mitte nutiseadmete abil. Ääretult sümpaatne. Kas on midagi selle jutuajamise käigus ise sulle oma peas veel sellist, mida sa soovid jagada, sest meie selle sõnavõtu aeg hakkab vaikselt joone alla jõudma? Ma arvan, et ma lihtsalt ütlen aitäh veel kord, aitäh kuulamise eest, aitäh selle töö eest, mis te teete. Aga vahel, kui ma räägin tehisintellektist, siis ma toon näiteks näite, et palju lihtsam on tehisintellekti algoritmide abil asendada juriste, kes saavad on ju rahamägesid ja täiesti võimatu on asendada teid, kallid lasteaiaõpetajad. Teadke seda, et vähemalt mõned inimesed siin maailmas ja Eestis teid hindavad. Aitäh! Suurepärane, suur aitäh, Jaan, selle sütitava, mõjusa ja sisuka ettekande eest. Et aitäh ja suur aitäh, et sa võtsid ja leidsid aja meie jaoks. Aitäh!